loomulikult ja siis tuleb see ebapopulaarne valitsus, ebapopulaarne minister, kes istub selle nii-öelda ebaviisakalt öeldes sita kuhja peale, eks ju, ja hakkab kühvliga nagu koristama, eks ju, seda pidu, mis siin toimus, eks ju. Ja see arve on ju sulle maksta, okei, sa võtad selle ebapopulaarsuse vastu, aga neid otsuseid on vaja teha. Lõpetage volikogus joomine. Minu ei ole Anvar Sammas. Ja meie plaan on nüüd minna Johhaidi Euroopas. Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige Rahvusringhääling kahjustab Eesti mainet. Meediapalat. No nii, head kuulajad, olete jälle Meediapalati lainel ennast sättinud 28. osa ja tänavu, või õigemini siis sel korral, on meil stuudios külas Hanne-Loore Tuubel. Tere! Siim-Martti Kubenski. Tervist! Ja minu kaastüürimees Kristofer Muraveiski. Tere! Ja räägime siis kõrgharidusest, sellest, et kes ja kui palju peaks selle eest üldse maksma ja kas peaks ja kes mida saama peaks. Ja siis räägime ka Gruusia valimistest ja Moldova sündmustest. Ja siis möödunud nädala jooksul on meedias palju kirgi kütnud ka KOV-valimiste valimisõiguse teemal ja härra Läänemets on välja tulnud huvitava ettepanekuga. Aga lähme nädala tähelepanekute juurde. Ma ei tea, alustame siis sinust, Siim. Jaa, täna 31. oktoober, eile 30. oktoobril käis ETV-s esimeses stuudiosaates parlamendi erakondade debatt ja sealt on üks heliklipp huvitava tähelepanekuga. Indekseerimine. Aga arvestades, kuidas tõusevad hinnad, kuidas kasvab inflatsioon, see sisuliselt midagi pensionile ei anna. No jällegi, ei ole lihtsalt faktiliselt korrektsed seisukohad, et kuidas saab debatti pidada, kui me teame faktiliselt, et pension tõuseb järgmine aasta 6%. Inflatsioon ei ole järgmine aasta 6%. Et kuidas saab nagu pidada debatti, kui vastaspoolelt tulevad faktid, mis lihtsalt ei ole korrektsed. Aga ma annan teile fakti. Kui hinnatõus, nii inflatsioon kui hinnatõus. Meil ei ole ainult inflatsioon, meil on ka inflatsioon ja hinnatõus on üks sama asi. Inflatsioon ja hinnatõus on samad, aga täiendavad tarbimismaksud tulevad juurde. Aga ma tahaksin... Lubame Kristina lõpetada. Täiendavad tarbimismaksud lähevadki inflatsiooni kasvu sisse, aga inflatsiooni kasv järgmine aasta ei ole 6%. No katsuda siis sellises poliitilises kultuuris riigieelarvet veel arutada. See on kõik minu poolt. See on huvitav debatt tõesti. Selle debatiga oli üldse see, et minul kui vaatajana nagu tekkis rohkem küsimusi kui vastuseid ausalt öeldes, et siin kunagi Priit Pullerits Postimehes kirjutas, et ERR võiks debatisaadetes kuvada ekraani peale ka nii-öelda faktikontrolli teha ekraani peale, et teksti nagu välja tuua, et mis on vale ja mis on õige, mis muidugi nõuab tohutult ressurssi, aga minu arust see debatt on hea näide, kuidas selline asi peaks olema. Iseasi on see, kuidas see võimalik on, kui mitte keegi riigieelarvest tegelikult aru ei saa. No ma mõtlesin selle peale, et üks asi on see Pulleritsu idee, millega sa välja käisid, aga teine asi oleks see, kui paneks sinna nii-öelda ekraani alla nurka samamoodi mingi inimese, kes ei ole Kristjan Kallaseks, kes ei ole üks nendest inimestest, kes seal debatis osaleb, vaid on täiesti erapooletu inimene, kes lihtsalt raputab pead, kui tuleb mingi väide, mis ei vasta tõele, sest Kristjan Kallas iga kord, kui opositsioonis keegi sõna võttis, mitte päris iga kord, aga päris tihti oli see, et keegi võttis sõna ja Kallas ei olnud nõus sellega, sest et see väide lihtsalt ei vastanud tõele, siis pandi kaamera Kallase suunas ja ta raputas seal pead ja ütleme, oleks keegi, kes erapooletult seda sama asja teeks, siis võib-olla annaks inimestele mõista, et päris nii asjad ikka ei ole, kui opositsioon üritab näidata. Veel üks asi, mis nagu tohutult häirib, on see, kui debatikultuur on selline, et inimene vastab ja siis vastaspooled nagu lihtsalt hõikavad vahele ja inimene ei saa oma mõtet lõpetada. Et võib-olla peaks siingi võtma kasutusele selle, mida kasutate ka USA presidendi debatis, et kui inimese kord ei ole vastata, siis teised mikrofonid pannakse kinni lihtsalt. Ka variant jah, aga ütleme nii, et see eilne, ehk siis see kolmapäevane 30. oktoobri esimese stuudio debatt oli päris korralik laat, et mõtlesin, et Nõmme turul on sattunud, aga ei olnud. Oli ETV saade hoopis. Okei, minu nädala tähelepanek on veidi pehmem
kui eelnev. Et ühesõnaga armas ent salapärane kasttüdruk Hello Kitty tähistab siis sel reedel ehk siis homme oma 50. sünnipäeva ja ta on ikka veel sama edukas kui oma sünnijärgselt ehk siis selle tegelase jaapanlasest loojad teenivad endiselt tema pealt väga palju raha. Palju õnne Hello Kitile. Palju õnne, jah. Mina avastasin Rahvusringhäälingust sellise huvitava uudise, kust ilmnes, et meil Riigikogu liige siin Keskerakonnast Aleksandr Tšaplõgin tegelikult ei saa aru venekeelse meedia olulisusest. Et meil siin riik järgmisel aastal toetab erameediat 1 miljoni euroga, aga Tšaplõgin siis juhtis tähelepanu, et venekeelne Delfi avaldab sellist reklaamimaigulist ja kaheldava väärtusega uudiseid, et neil on näiteks on neil taskuhääling, et iga tüdruk tahab nagunii teist meest, Tallinna Svingerid oma aastate pikkusest praktikast või siis artiklid, et kuidas tuba orgiaks ette valmistada või kuidas harrastada anaalseksi või kas olete kunagi kolmekale mõelnud. Et siis kultuuriminister Heidi Purga siis vastas päringule, et tegelikult ajakirjandus on Eestis vaba ja ministeerium tegelikult meediaväljaannete toimetusvabadusse ei sekku ja ta lihtsalt, et selline meelelahutuslik sisu oleks ka siis, kui toetust ei saaks. Ehk siis see nii-öelda oli, on ja jääb, mis on ka üks nagu nii-öelda ajakirjandusena üks võib-olla murekohti on see, et sellised kas või näiteks Delfi või Postimehe sinna infovoogu mahuvad ära nii kõvad uurivad ajakirjanduslood kui ka kollane ajakirjandus, mis siis on tihtipeale mõjutanud seda tõsiseltvõetavust meediaväljaandel. Aga see on tõesti õige, et riik tegelikult ei tohi ajakirjanduses niimoodi sekkuda. Purga tõi siis veel välja, et küll aga on portaalidest tänu riiklikule rahastusele avaldatud senisest oluliselt enam tugevaid ajakirjanduslikke materjale, mis on siis kõigile tasuta kättesaadavad ja mida ilma riikliku toeta tegelikult meediamajad majandusliku kahjumi tõttu teha ei saaks, sest tegemist on tegelikult väga eesmärgipärase toetusmeetmega. Et Tšaplõgin siis heitiski ette, et riigi rahastatud venekeelne Delfi. Jah, et riik annab meediaettevõtetele toetust, et venekeelset sisu toota ja siis heitis ette, et Delfi avaldab selliseid kahtlaseid uudiseid. Ma olen täiesti kindel, et need uudised ei sünni tänu sellele toetusele, vaid tänu sellele, et ajakirjandus jõuaks võimalikult laia auditooriumini. Aga rääkides Vene meediast, siis Slovakkia peaminister Fico, kes siin mõned kuud tagasi elas üle atentaadikatse, on nüüd sattunud kriitika alla, sellepärast et ta esines siis Vene telekanalis Rossija 1 või Rossija 1 ja andis seal siis intervjuu. Ja see on märgiline sellepärast, et see on esimene intervjuu mõne Euroopa Liidu liikmesriigi peaministri või riigijuhi poolt peale täiemahulise sõja algust. Ja seal intervjuus muuhulgas mainis siis Slovakkia peaminister ka seda, et ta tahaks minna Moskvasse külla järgmise aasta teise maailmasõja lõpu pidustustele ja kritiseeris siis Euroopa Liidu poliitikat Ukraina konflikti või siis Venemaa sõja suunal. Nii et Vene meediast ei saa me üle ega ümber. Viimasel ajal on päevakorda kerkinud kõrghariduse tulevik. Paar nädalat tagasi avaldasid tudengid Stenbocki maja ees meelt seoses kõrghariduse tasuliseks muutmisega. Samuti tõi Eesti Üliõpilaskondade Liit välja, et tudengeid pole piisavalt kaasatud, näiteks tulemusstipendiumite kaotamise aruteludesse. Minister Kristina Kallas ütles intervjuus 4. dimensioonile, et praegust süsteemi ei suuda enam riik külal hoida ning 2029. aastaks on vaja 100 miljonit eurot lisaraha. Kõrghariduse tulevikust on tulnud meile rääkima Kristina Kallase nõunik ja Tartu Ülikooli tudeng Daniel Küüt. Tervist! Ja tere! Te olete huvitavas olukorras, et ühelt poolt olete Tartu Ülikooli tudeng, ehk siis osa tudengkonnast, teisalt siis ministri nõunik, kellega tudengkond nagu tülis on, et kas tunnete ise ka, et olete sellise nagu kahe tule vahel? Jaa, ei, ma tegelikult ei ütleks seda selles mõttes, ma ei tunne ka seda, et meil mingi väga suur konflikt oleks üliõpilastega. Mul oli just näiteks sünnipäev nädalavahetusel, üliõpilaskondade, ütleme siis juhid olid kohal, ma ei saa öelda, et meil mingi väga suur konflikt või draama on, sellepärast ma ei tunne ka ennast kahe tule vahel. Aga teie ülesanne on ministrile nõu anda, kui palju te olete just kõrghariduse teemal talle nõu andnud?
see on kusjuures väga hea küsimus selles mõttes, miskipärast on avalikkuse arvamus, et ministri nõuniku töö on anda nõu. Ta on üks osa sellest kindlasti, aga ministri nõuniku töö on laias laastus lahendada kõiki probleeme ja juhtida mingit protsesse. Ehk siis see on nõuniku töö. Mis puudutab kõrgharidus, selles mõttes selleks on eraldi nõunik, eks ju, kes meil puhtalt kõrgharidusteadusteemadega tegeleb, aga kindlasti need arutelud käivad ühiselt. Aga ma usun, et me jõuame sisusse ka, aga see pilt on ikkagi selle üle, et kui hea kvaliteediga kõrgharidus saab Eesti pakkuda, et kui kõrge kvaliteedi nii-öelda märki me ootame, ma ei tea, Tartu Ülikoolilt näiteks, et kui me tahame, et oleks top 100, siis mida me peame selle jaoks tegema, eks ju? Et see on see suur küsimus siin. Ja suurte küsimuste juurde jõuame ka kohe, aga mida Eesti Üliskondade Liit nagu välja tõi, et just see, et näiteks minister pole leidnud mahti nendega kokku saada ja asju rääkida. Et kas te olete ise ka ministriga sellest rääkinud, et ma ei tea, miks tudengid, või miks üldse tudengitega pole suheldud, miks nad seda välja toovad? No ma sellega päris nõus ei ole, tudengitega ikka on suheldud, et noh, võib-olla ei ole ainult otse nii-öelda viimase kuu jooksul saanud Kristinaga otse rääkida, aga maja on palju suurem, ütleme ministeerium, sul on asekantslerid, et see Eesti miskipärast alahindab seda, et kus see nii-öelda vastutus ja otsustustasand on veel. Ehk siis, kui sa lähed USA-sse, eks ju, no ei ole küsimust, et ma ei tea, Biden vastab igale väikesele küsimusele, eks ju. Aga Eestisse miskipärast on niimoodi kujunud, no eks ta on väikse riigi küsimus, eks ju, aga sul on olemas asekantslerid, sul on olemas nõunikud ja see suhtlus käib ju väga intensiivselt. Kui me räägime konkreetselt sellest olukorrast, mis puudutab nüüd tulemustippide kärbet, eks ju, siis see arutelu toimus juba 1,5 aastat tagasi, see on fakt. Seal oli arutelu küll selle üle, et äkki, et me tulemustippidest soovime väljuda ja suunata see veel rohkem vajaduspõhistesse toetustesse, eks ju, kuna me kahekordistasime neid ja meil oli mõte, et me sooviks seda veel suurendada, seda vajaduspõhise nii-öelda stipi mahtu. Kahjuks ei õnnestunud, sest fakt on see, et Eesti riik on pankrotis, mis tähendab seda, et sa pead pingutama, sul on kas makse tõsta, eks ju, või kärpida, sa lähed kärpe teed ja see on paratamatu, et keegi saab pihta ja sa püüad kärpida nii, et see, kes saab pihta, saab nagu kõige vähem pihta, ütleme, et kui sa kärbid kõrgharidust, et sa ei kärbi, ma ei tea, tegevustoetust, mille arvelt sa nagu kõrghariduse, ma ei tea, eriala pead kinni panema või tema kvaliteeti langetama, või sa võtad mingi väikese osa tulemustippi, mis täna kahjuks seda funktsiooni motiveerimise mõttes enam ei täida, eks ju, ja püüad seda teha nagu nii, ehk siis see suhtlus on toiminud, see suhtlus ja see info on neile edasi antud ja tegelikult oli meil ka noortenõukogu, ma ütleks septembris, augusti lõpus midagi sinna kanti, kus meil oli ka kiire arutelu sel teemal. Aga jah, kärpe olukorras, kus sul on 6 aega laias laastus, et panna kokku riigi eelarve, eks ju, sul on nagu puudu 2 miljardit, sul on elevant toas, eks ju, opositsioon nagu lihtsalt valeväidetega ütleb, et ei tee mitte midagi, eks ju, ühtegi ettepanekut nagu kärbete osas ei tee, eks ju, ja siis sa pead välja mõtlema neid kärpeid, siis selles hetkes jah, me selle suurema koosoleku tegime ülikooli rektoritega, kus me käisime rea haaval kõik need nii-öelda kärpekohad ja küsisime, mis on see, mis kõige vähem nagu lööb. Eks reaalselt aega ei olnud selleks tudengitega tol hetkel nüüd viimases arutada ringis kohtuda? No ütleme, me kohtusime nendega lihtsalt teises formaadis ja ma pakkusin välja tegelikult ka Üliõpilaskondade Liidule, et okei, kohtuge palun asekantsleriga, et arutage seal ära, et praegu tõesti, kui sa pead riigi eelarve kokku panema, sul ei ole ainult üks teema, vaid sul on nii lai teema, et püüame seda nii-öelda vastutust ka nagu hoida õiges kohas ja et ma ei saa öelda, et neid ei olnud juures, nende otsuste juures, aga again, see suur pilt, et kui sul on valida, kas kärpida tulemustippe või kärpida, ma ei tea, õpetajate palkasid või kärpida vajaduspõhiseid stippe, jah, sa võtad selle tulemustipis, see on kõige väiksem nii-öelda löök, aga selle juures, kus sa kärbid tulemustippe, samal ajal tõuseb kõrghariduse rahastus 20 miljonit, ehk siis pidi tõusma 30 miljonit, eks ju, 10 miljonit kärbiti sellest tõusust kõrgharidusse, jäi alles 20 miljonit, ehk siis ülikool saab sellegi poolest sulle maksta tulemustippi, näiteks TalTech minu teada seda teebki, TalTech jätkab tulemustippide väljamaksmisega vaatamata sellele, et riiklikult sildina kirja pandud kulurida võetakse ära. Eks ülikool saab ise nüüd otsustada, kas ta maksab tulemustipendiumit välja, mõtteks selle nii-öelda selle võimaluse või kohustuse andsid üle ülikoolidele? Lühidalt küll, mitte kohustusena, aga võimalusena. Ehk siis Eesti võiks liikuda aina Eesti ülikool on väga autonoomne. See on väga suur väärtus, aitab hoida seda akadeemilist vabadust ja aitab, ma ei tea, teha teadust sellest, millest sa tahad, eks ju, ja õpetada seda laias laastus, mida sa tahad ja mida sa tead. Ja täpselt samamoodi ka juhtimisstruktuuri mõttes on ju loogiline, et sa annad nii-öelda ülikoolile tulevikus aina enam nagu blockgrandina sellise rahapataka, mille sees ta teeb ise otsused, et ma ei tea, et nüüd järgneva 5 aasta jooksul on meil
strateegiline prioriteet, ma ei tea, tudengite toimetulek, eks ju, ja siis ta panustab sinna. Fine, see on täitsa valik, mida ülikool saab teha, eks ju, aga ülikool saab selle asemel teha ka valiku, et ma ei tea, ma soovin suurendada arstide koolitust, eks ju, sest meil on, ma ei tea, ma soovin arendada mingi meditsiiniteaduskonnas tippteadust, mis iganes, et see on see ülikooli otsustusvabadus siin. Minu jaoks läks natuke segaseks, et toimus kärbe, aga rahastus suurenes. Mis summadest me nagu räägime seal? Jaa, võib-olla ma täpsustan. Ühesõnaga, seis on selline, kuna meil on hetkel kokkuleppe ülikoolidega selle pluss 15% osas, iga aasta tõuseb kõrgharidusrahastus 15%, see on siis nii-öelda tagasimakse eelneva 10 aasta jooksul, kus eelnevad valitsused lihtsalt hoidsid nii-öelda laias laastus 0 tõusurida, eks ju, kõrghariduses. See on nüüd siis see makse. Nüüd, kärpe olukorras me otsustasime kärpida ka. Ehk siis nüüd lõpptulemus on selline, et 2025. aastal, kus kõrghariduse toetus pidi kasvama 30 miljonit, utreerides, ta kasvab ja me kärbime 10 miljonit, siis tegelik tõus on 20 miljonit, aga tõus on. See on üks vähestest valdkondades Eestis tänases riigieelarves, kus toimub tõus. Ehk siis kui igal pool mujal, kui ma võtan kultuurivaldkonna, on nagu baasi pealt kärbitakse nagu väga jõhkralt, eks ju, siis kõrgharidus kärbiti tõusu, mitte baasi. Et see on nagu väga tähtis markeering. Aga sellest tõusust ei piisa, nagu ma aru saan, sest 29. aastaks on 100 miljonit puudu. Ja nüüd me liigume selle pika plaani juurde, eks ju. Hea slogan. Et selles mõttes... Meil ei ole seda pikka plaani praegu, nagu ma aru sain. Ja, ma kohe seletan. Ehk siis kus on olukord? See 15% ju lõppeb aastal 2026 on viimane aasta, kus see 15% tuleb. Pärast seda ei ole mitte midagi, eks ju. Ehk siis jälle on nagu 0 kasvurida. Ehk siis see suur küsimus ongi selles, kuidas on võimalik Eestis tagada tipptasemel kõrgharidus, mida ta täna on, niimoodi, et sa suudad õppejõududele maksta piisavalt head konkurentsivõimelist palka, et neid ei ostataks üle, ma ei tea, Uppsalas, kuhu iganes, üle maailma ülikoolidesse. Meil on tippõppejõud. Eks ju, kuidas sa suudad seda tagada? Olukorras, kus su riigieelarve on konstantses miinuses, sest su rahvastik vaneneb, sul pensionite tõusurahad on iga-aastaselt tõusurahad, pluss 300-400 miljonit, tervisekassa miinus aastast aastasse suureneb, sest rahvastik vaneneb, ta on haigem, eks ju, sa pead rohkem ravima, noori on vähem, ehk siis sotsiaalmaksu laekub vähem, ehk siis küsimus on selles, riigieelarves raha ei ole. Variant okei, variant on tõsta makse, nõus, aga nagu te näete, ei ole variant tõsta makse tänases Eesti ühiskonnas selles majandusolukorras, sest sa nagu nii palju teemasid korraga, aga kui võttes seda nüüd püüdes seda kokku võtta, sul on olukord, kus sa tahad tagada väga hea kvaliteediga kõrgharidust olukorras, kus riigieelarve on miinuses, makse tõsta ei saa, sest see tapab su majanduse konkurentsivõimet ja rahvastikul lihtsalt ei ole võimekust enam varsti kõrgemaid makse maksta, eks ju. Ja samal ajal sul on vaja 100 miljonit selleks, et seda tagada. Ja siis on küsimus, mida sa teed? Kus sa võtad selle raha, eks ju? Nii-öelda meie ettepanekud on olnud erinevad. Üks ettepanek on olnud see, et tõstame välisüliõpilaste määra ülikoolis, eks ju, kolmandatest riikidest tulevaid välisüliõpilasi määre, kellelt sa saad võtta tasu sellest, et nad siia tulevad, pluss nad jätavad oma maksudena, elamiskuludena, toidukuludena, kõik maksud ka siia Eestisse, et see aitab ka majandust boostida, eks ju. Fine, see on üks osa, aga see toob ainult ühe tükikese, see toob seal äkki 20 miljonit, eks ju. Kui see tõsta, ütleme tänaselt, mis oli 10% kanti, ütleme sinna 15-20% kanti, eks ju. Et see on üks variant. Teine variant, mis on välja pakutud, on teeme seda, mida tegi Holland, eks ju. Et me ei tee lausaliselt tasulist kõrgharidust, see tooks reaalselt raha sisse riigikassasse. See oleks nagu kõige kergem valik, eks ju, vaid sa võtad selle nii-öelda administreerimistasu, et 20% sinu nii-öelda õppekoha maksumusest, eks ju, sa panustad üks kord aastas, aga selle eelduseks on see, et sul on korda tehtud õppelaenusüsteem, eks ju, ja selle eelduseks on see, et sul vajaduspõhised toetused ikkagi vajadusel katavad selle nii-öelda, ütleme siis, õppetasu või administreerimistasu nendele, kellel ei ole võimalik seda enda taskus teha. Samas Tööandjate Keskliit ja ka siin Tartus see tervishoiu kõrgkool, nemad sellist ühtlast administreerimistasu ei toeta. Selles mõttes see ongi arutelu käik, eks ju. Kui on paremaid lahendusi, siis ega mitte ühtegi otsust ei ole ju tehtud. Praegu käivad arutelud, üliõpilased on sinna kaasatud. Meil on reaalselt kõrghariduse nii-öelda, mis ta on kõrghariduse, ütleme pika plaani rahastuse pika plaani kokkuleppimise töörühm, kus on kõik ülikoolid, tööandjad, rakenduskõrgkoolid, üliõpilased ja nii edasi ja nii edasi. Seal ongi see koht, kus lepitakse ja pakutakse välja ettepanekud, kuidas me tagame kõrghariduse rahastamise olukorras, kus riigieelarve on lihtsalt pankrotis. Ja kas see töörühm toimib lihthäält enamuse põhimõttel?
kuidas neid otsuseid vastu võetakse? Ta pigem on konsensus, selles mõttes sa ikkagi püüad saavutada seal mingisuguse võimalikult laiapindse konsensuse. Ta ei ole nagu otsustav kogu, ta on nõustav kogu. Ega lõpuks otsused teeb ikka ju nagu Riigikogu riigieelarve vaatest ja otsused teeb nagu täidesaatev võim ehk valitsus, eks ju, mis konkreetselt puudutab, ma ei tea, administreerimistasu, eks ju. Aga ta on nagu kaasamine, nõustamisorgan, et mis on teie ettepanekud, kuidas me seda teeme? See küsimus tulenebki sellest, et EÜL ütles, et kuna see on lihthäält enamusel ja tudengil on seal ainult üks, siis tegelikult on vähemuses, kuigi nemad on kõige suurem huvirühm. Jaa, no selles mõttes, kuidas nad on kõige suurem, mina olen tudeng, eks ju, kõige suurem huvirühm selles mõttes, et ta puudutab neid sama palju, nagu nad puudutavad õppejõud, aga ma võin sama palju öelda, et okei, aga õppejõudusid seal ei ole üldse, eks ju, seal on ülikoolid, eks ju, see administratiivne nagu tasand, kes peab tagama selle rahastuse, eks ju, sest nemad hindavad seda ja tegelikult ma tahaks uskuda, et ülikoolid hindavad ka nagu tervikpilti vaadates, nii tudengite, õppejõudude, hoonete, investeeringute, kõige vaatest, ehk siis see on jällegi konflikti otsimine kohas, kus seda konflikti ei tasu otsida. Et see küsimus on ju laiem, me nagu keskendume sellele tulemustippile, mis on nii väike osa sellest, eks ju, ma lihtsalt tulemustippi sai, eks ju, 5% üliõpilastest, eks ju, samal ajal on sul reaalselt vajaduspõhine tipp kahekordistanud, seda saab nagu aastast aastast aina enam üliõpilasi, mis on nagu positiivne ühelt poolt, teiselt poolt natuke negatiivne ka selles mõttes, et võiks ju olla inimesi vähem, kes vajaksid nii-öelda toetusi, aga fine, ärme sinna keskendu. Aga me keskendume nagu sellise väikesele teemale, kus tegelikult see suur küsimus on see, et mida me teeme selleks, et ma ei tea, teised noored, kes tulevad nii-öelda pärast mind siia ülikooli, saaks ka sama head haridust, nagu mina saan. Et ma ei tea, minu õppejõud ei läheks Uppsalasse ära, sest me maksame talle, ma ei tea, 2000 eurot palka, eks ju. See on see küsimus, kuidas me seda tagame või ma ei tea, meditsiiniteaduskonnas või bioloogiateaduskonnas, kuidas me tagame võimalikult head laborid selleks, et nad saaksid teha tippteadust, eks ju, et doktorantidel oleks võimalik Eestis teha tippteadust, mis lõppude lõpuks panustab ka majandusse, eks ju. Selles on küsimus, et see on see, kuidas me lahendust võiksime otsida, mitte nagu vastanduda, et kellel on üks hääl, mis komisjonis, mis tegelikult on, ta on nõustav kogu. Ta on selles mõttes, ta ei ole selline lihtsalt, ma ei tea, tulen ja arvan, vaid seal on ikkagi ülikoolid, kellel on mandaat, ehk siis seal on rektoraadi esindaja, eks ju, tavaliselt õppeprorektor, et mis ma tahan öelda, keskendume lahendustele, mitte nagu sellistele väikestele muredele ja probleemidele. Aga kui see tulemustipendium on praegu palju tähelepanu saanud, kui palju te siis reaalselt kokku hoiate selle pealt, et te selle nüüd niimoodi ära kärbite praegu? See tulemustipendiumi kokkuhoid ei ole nagu suures pildis väga suur, see oli äkki, kui ma õigesti mäletan, 1,5-2 miljonit midagi sinna kanti. Aga lõppude lõpuks, kus sa pead kärpima, haridusministeerium näitel 80 miljonit. 80 miljonit ta peab kuskilt kokku tulema. Sul on väga vähe valikuid, kus seda teha. Sul on valik reaalselt minna, ma ei tea, riigigümnaasium kinni panna, okei. Kohe võtad, eks ju, 20% või 30%, isegi peaaegu 30% nii-öelda sinu ministeeriumi eelast lihtsalt maha, sest sa ei saa seda kärpida. Sul on valik kärpida eestikeelsele haridusele üleminekut. Sa ei tee seda, eks ju. Jällegi, kohe 100 miljonit läinud ja niimoodi tükki haaval sul jäävadki teatud sektorid, eks ju, ma ei tea, huviharidust oli võimalik kärpida, 1 miljon läks sealt, eks ju, need üliõpilas tulemustipendiumid, mitte teised stipendiumid, eks ju. Ehk siis sa teed valikuid selle põhjal, mis lööb ühiskonda kõige vähem, mis riivab õiglustunnet kõige vähem, mille nii-öelda kahjutegur on kõige väiksem, sa teed neid otsuseid nagu selle skaalal, eks ju. Loomulikult me võime öelda, aga miks te ei lahenda, ma ei tea, riigieelarve struktuurset probleemi ei lähe indeksite kallale. Ma arvan, võikski minna, kusjuures hea pealkiri, eks ju, et pensioniindeksid, riigitöötajate indeksid ja nii edasi, eks ju. Et loomulikult, aga lõppude lõpuks sa oled poliitilises reaalsuses, sa võid ju arvata ja soovida ühe erakonnana, mida sa soovid, aga valitsuses või terves Riigikogus oled sa ainus, kes seda soovib teha, siis sa elad selles reaalsuses ja lähed teed seda, mis sul on võimalik teha selles hetkes ja püüad leida pika plaani otsuseid veel teistes valdkondades, alates kõrgharidusest, lõpetades teiste haridusliikidega. Aga samas haridusministeerium suutis kõikides ministeeriumis kõige rohkem kärpida. Kuidas see võimalik on? Ma arvan, et sest õpetajate palka sa ei tohi näppida. Seejuures jah, kusjuures, et vaatamata sellele, et me õpetaja palkasid kusjuures hoiame ja kusjuures haridusleppega ka tõstame veel, siis sellegi poolest me kärbime kõige rohkem. Ta on nagu ühelt poolt kurb, et haridus kärbitakse nagu rohkem kui teisi, aga teiselt poolt
ausastus on ka see, et meil on kõige rohkem toetusi haridusministeeriumis, ehk siis mis puudutab kõrgharidustoetus, teadustoetus, üldharidustoetus, no nad kõik toetuste siltidega, ehk siis olukorras, kus sul, võib-olla see suurem pilt on veel see, sul on olukord, kus sul on puudu 2 miljardit, sa pead investeerima julgeolekusse nagu hiiglaslikke summasid, alates, ma ei tea, sellest lisainvesteeringutest, lõpetades baasist, eks ju, sa pead tagama samal ajal majanduskasvu kuidagi, ehk siis sa pead majandusraha panema, eks ju, ja samal ajal on sul 2 miljardit puudu. Seega Eesti suures pildis on Eesti valik nagu see, et sa võid natuke makse tõstes rikkaks ei saa, eks ju, aga sa saad selle baasi tagatud, fine, sa saad kärpida selleks, et seda baasi tõsta, eks ju, aga see küsimus on nagu suures pildis, et kuidas me tagame selle, et Eesti riik on jätkusuutlik, et Eesti riiki valitsetakse vastutustundlikult, ei tehta nii, nagu 10 aastat on tehtud, et kulusid peale ja siis me istume siin aastal 2024 ja nuputame, kuidas me teeme jätkusuutliku kõrgharidusega jätkame või kuidas me teeme, ma ei tea, selle sama julgeoleku investeeringu, kus sul raha ei ole, sest see raha on ära raisatud, väga erakorralistele pensionitõusudele või lastetoetustele, ebanormaalsetele tõusudele, eks ju. See on see, mille otsas me istume. Ja siis, loomulikult, ja siis tuleb see ebapopulaarne valitsus, ebapopulaarne minister, kes istub selle ebaviisakalt öeldes sita kuhja peale, eks ju, ja hakkab kühvliga nagu koristama, eks ju, seda pidu, mis siin toimus, eks ju. Ja see arve on ju sulle maksta, sa võtad selle ebapopulaarsuse vastu, aga neid otsuseid on vaja teha, sest kui sa neid otsuseid ei tee, kui sa neid kärpeid ei tee, ja tegelikult maksutõusudega on täpselt sama, kui sa ei tee neid, siis mis see alternatiiv on? Lähme Kreeka teed, teeme võlaspiraali, eks ju, ärme tee julgeoleku investeeringuid, ma ei tea, et need on need valikud, millest võib-olla ühiskond ei ole mitte enda süül, vaid väga paljuski valitsuse enda süül, et ei ole suutnud kommunikeerida, aru saanud, mis need tegelikult alternatiivid ja valikud on, mille eest me nagu seisame. Tulles tagasi nüüd kõrghariduse juurde, siis mis on kõige tõenäolisem stsenaarium, millega te näeksite, et oleks mõistlik edasi minna, et erasektori kaasamisest on räägitud täielikult või osaliselt tasuliseks muutmisest, kuidas seda oleks mõistlik teha, kas erasektor tuleks kaasa või kuidas te näete seda? Jaa, see erasektori kaasamine, seal on olnud nagu eraraha panus, eks ju, eraraha panus paljuski ongi tegelikult minu ehk siis tudengi enda panus, eks ju, mida ma panen oma haridusse. Et selles mõttes see lahendus võiks olla ju mitmekülgne, ta ei või olla, kõige kergem lahendus, nagu ma ütlesin, täiesti tasuline kõrgharidus, USA süsteem, õppelaen maksad, ei maksa, sinu probleem, eks ju. Et täielikult nagu, ütleme, parem neoliberaalne, eks ju, lähenemine. Me soovime natuke seda hajutada, vähemalt need arutelud praegu käivad selle üle nii ülikoolide poolt, kui et püüaks hajutada, eks siis sul on see rahvusvaheliste tudengite määr, sul on see omaosaluse eramäär, sul on nii-öelda ülikoolide spetsialiseerumise osa seal, et ma ei tea, et kas meil on vaja õigust õpetada nii paljudes ülikoolist, nagu me õpetame või äkki piisab 2, eks ju, 3, ma ei tea, et need on need arutelud, mille üle nad käivad. Aga võib-olla üks moment, mis kogu aeg ununeb, ja see argument oli ka üliõpilaste poolt toodud, et me ei tohi kaotada täielikult tasuta kõrgharidust sellepärast, et siis me piirame sotsiaalmajanduslikult nõrgemate nii-öelda noorte, eks ju, ligipääsu kõrgharidusele. Ma olen 2 käega poolt, et sotsiaalmajanduslikult nõrgemad noored, ma ei tule ka, väga rikkast perest, täiesti Lasnamäe tavaline pere, ma ütleks, eks ju, et nende ligipääs kõrgharidusele oleks tagatud. Nõus. Aga vahet ei ole, mis raportit sa loed, kas see on Riigikontroll või see oli EBS-i tehtud, mitte EBS-i enda, vaid EBS-i analüütikute tehtud uuring. Tänane tasuta kõrgharidus ei ole taganud sotsiaalmajanduslikult nõrgematele noortele ligipääsu kõrgharidusele, ei ole taganud. Ehk siis meie probleem ei ole selles, et nad ei suutnud toona siis, eks ju, kõrghariduse eest maksta 2013. aastast varem, vaid see probleem on mujal, see on seal gümnaasiumite üles, aga ma sinna teemasse praegu ei lange, eks ju, aga lihtsalt, et see argument ka nagu ei päde, sest kui sa vaatad numbrid, sa vaatad arve, eks ju, sa näed, et see ei ole juhtunud, seega meil jätkuvalt on see probleem, et maapiirkondades sotsiaalmajanduslikult nõrgemad noored ei pääse ülikooli. Väga paljuski on seal neid nii-öelda venekeelseid rühmi, eks ju, kes lihtsalt eesti keele pärast seda ei tee ja tihtipeale nad on ka sotsiaalmajanduslikult nõrgemad, eks ju, ja nii edasi. Aga
see argument ei päde, aga see ei tähenda, et seda ei tuleks lahendada, eks ju, noh, see ongi vajaduspõhise stipi näiteks point või mis iganes, või õppelaenu point ka, et noh, teine moment, mis mind nagu häirib, et see on ka eraraha kaasamise variant, eks ju, et sa paned mingi registreerimistasu, mida sa saad õppelaenust nagu kinni maksta, eks ju, ja samal ajal oma elamiskulusid ka katta, et sa tööle peaks käima, eks ju. Rootsis võtab, kui ma nüüd õigesti mäletan, 75-80% õppelaenu tudengitest. Eestis võtab seal 5-6%, et noh, sellel on, miskipärast on see taak Eestis, et õppelaenu kuidagi demoniseeritakse, et see on halb, et õppelaenuga justkui võiks nagu rahastada oma õpinguid mingil määral, eks ju, et sa ei peaks tööl käima, eks ju. Ma ei arva, et see on halb, ma olen nõus, et meil on päris palju teha, et see õppelaenusüsteem parem oleks ja seda me teeme, aga noh, by default või a priori ei tohi ka seda nagu halva lahendusena pidada või näha. Ja nüüd ma jõun suurema pildini, et miks ei ole halb, kui sa ise nagu panustad natukene väga väikest osa oma haridustees, oma raha eest, eks ju. See point on selles, et no võtame juuratudengi. Kui juuratudeng lõpetab juura baka või maka, siis kõige suurem kasu on temal endal. Tema saab 5000 eurot palka, eks ju. Ehk siis tema isiklik kasu on väga suur. Ühiskondlik kasu on ka, et mida rohkem kõrgharitud inimesi, seda paremini läheb Eesti majandusele, seda innovatiivsem on Eesti majandus, seda rohkem võidab nii-öelda see Kristina näide minust seal artiklis see Maxima kassapidaja, eks ju. Aga see point on see, et kõige suurem võit või kasu on ikkagi sellel samal noorel, kes selle juura nii-öelda õpingud lõpetab. Mis tähendab seda, et kui ta finantseerib sellest heal juhul 20%, pigem nagu vähem on aus vastus, ma ei näe sellest probleemi, kui te küsite minult, eks ju. Ma tean, et see on ebapopulaarne tudengite seas, aga see on lihtsalt aus, et need alternatiivid on lihtsalt halvemad. Alternatiiv on omada halvema kvaliteediga kõrgharidust, mitte pürgida üldse top 100-sse, vaid olla seal top 1000, top 2000, 3000 ja nii edasi, see on ka variant. Aga samas see tudeng, kes lõpetab selle juurahariduse ja oletame, et saab 5000 eurot palka, ma arvan, et ta on ka rohkem pingutanud kui näiteks mõne teise eriala tudeng, kes ei saa nii palju palka või keegi, kes üldse ei ole seda eriala õppima läinud, et selles mõttes ju kas see selline võrdlus üks-ühele on päris korrektne? Ei, ta ei ole üks-ühele, eks ma tõin lihtsalt näite illustreerimaks, et juuratudengi puhul, kui ta maksaks nii-öelda 20%, oletame, see on sotsiaalained suht odav õppekava selles mõttes, eks ju, et sul ei ole laboreid, mis tähendab seda, et okei, ütleme 500 eurot aastas, baka 1500 pluss 1000 maka, eks ju, see oleks 2500 eurot, kui sa oled vähegi edukas jurist, advokaat, kohtunik, mis iganes, see investeering tuleviku mõttes on sulle väga väike, eks ju. Et miskipärast me arvame, me ei võta miskipärast haridust investeeringuna, me võtame nagu by default, et see on nagu miski, mis nagu peab olema, aga ta on investeering sinu enda tulevikku, eks ju. Ta on alates sellest, et sa lähed alusharidusse, üldharidusse, siis sa lähed kõrgharidusse. See on kõik selleks, et sinu elu oleks parem tulevikus ja sina saad sellest kõige suurem kasu. Maxima kassapise saab ka ja lihtsalt, kui ma lugesin neid kommentaare, siis see argument oli see, et aga kui Maxima kassapidaja laps tahab minna, siis ta ei saa ju maksta, eks ju nüüd, sest tuleb see administreerimistasu ja see ei ole võimalik. Aga vabandust väga, kas see Maxima kassapidaja laps ei taha siis endale paremat tulevikku ja paremat palka? Tahab küll. Ja kui talle luuakse võimalus, kui ta tõesti on nagu sotsiaalmajanduslikult nõrgemast nagu perekonnast saada vajaduspõhist stipendiumit, et seda sama administreerimistasu kinni maksta, eks ju, vajaduspõhine stip on igakuine, eks ju, et on täna 440, kui ma õigesti mäletan, kõige suurem määr, eks ju. Kui sa pead üks kord aastas maksma 500, isegi kui sa saad seda kõige väiksemat määra, sorry, see on võimalik kinni maksta. Kui sa lood sellele noorele võimaluse väga heade tingimustega, madala intressiga, väga pika tagasimakseperioodiga õppelaenu saada, siis ma ei näe probleemi, miks see noor ei peaks saama kõrgharidusse. Aga jällegi me jõuame ikka kogu aeg tagasi selle argumendini, et kui täna oleks olukord, et sotsiaalmajanduslikult nõrgema taustaga lapsed saavad ülikooli täpselt samamoodi nagu kõrge või tugeva sotsiaalmajandusliku taustaga lapsed, siis ma oleks nagu nõus nende argumentidega, aga see lihtsalt ei päde. Seda lihtsalt ei ole juhtunud tasuta kõrgharidusega. Ma saan aru, et ministeerium praegu koostab seda väljatöötamiskavatsust, mis on ka seotud selle õppelaenuga, et mis hetkel võime öelda, et õppelaenureform on ära tehtud? No see nüüd järgmisest aastast peabki hakkama kehtima selles mõttes laias laastus, et ma ei tea, kas me isegi VTK-d teeme, on ausastus, ma jään natuke võlgu, aga see läheb muutmisele, see on nüüd pikalt olnud nagu marineerinud natuke, eks ju, aga tuleb 6000 eurone õppelaenu määr, käendaja osas me siin veel arutame, kas see käendaja jääb, ei jää, see on nagu veel lahtine, eks ju, intress läheb madalamaks, tagasimakseperiood pikeneb, ehk siis tehakse võimalikult nagu paindlik, hea süsteem. Ta on küll ühetaoline, eks ju, et ta ei ole UK süsteem, kus sa
nii-öelda kui sa lähed tööle, saad mingit keskmist palka, eks siis sa ei pea tagasi maksma, seda süsteemi me veel ei loo, aga ta on ühetaoline heade tingimustega õppelaen, ehk siis investeering. Palju odavam investeering kui kinnisvarasse, eks ju, ja tulu sellest on palju suurem, et see on nagu aus vastus. Aga lõpetuseks, et olete ka juba Eesti 200 juhatuse liige, et millal Kallaselt ohjad üle võtate ja erakonda juhtima? Vaat see oli alles teemavahetus. Ei, mul seda plaani täna kahjuks ei ole, või õnneks. Aitäh, et stuudiosse tulite, Daniel Kõiv, ja ilusat töökat kõrghariduse reformimise aega, mis meil ees on nüüd. Ma tänan. Jätkame saatega, nagu Daniel Kõiv ütles, et tegelikult see pikk plaan on praegu suhteliselt ähmane, et meil küll ministeerium on kokku kutsunud töörühma, aga praegu veel selliseid konkreetseid põhjapanevaid otsuseid ei ole tehtud ja üldsegi see nii-öelda kõrghariduse tulevik on suhteliselt ebamäärane ja nii palju, kui mina loen üleriigilist ajakirjandust, siis sellel teemal nagu väga palju rõhku ei ole pandud. Et me nägime küll kajastust sellest, kuidas tudengid käisid Stenbocki maja ees meelt avaldamas, seoses sellega on kirjutatud arvamuslugusid tasuta või tasulisest kõrgharidusest, aga sellist laiemat nagu ekspertide vahelist diskussiooni mina ei ole märganud. Et nagu ma ootaks nagu rohkem. Jah, mul ei ole ka nagu silma jäänud selles mõttes, et huvitav, kas ta ei ole nagu siis nii atraktiivne teema praegu, sest riigieelarve on praegu võtnud nii-öelda võimu või siis kõik need teised teemad, mida me täna siin kajastame, et kas siis näiteks ei mahu ära või ei ole nii palju inimesi, keda see teema nagu huvitaks või et ei ole nagu kasumlik seda nii nagu detailselt kajastada. No ma arvaks, et võib-olla see teema lihtsalt kõrghariduse rahastus iseenesest ta on võrdlemisi keeruline teema ja ta jääb abstraktseks võib-olla auditooriumi jaoks, et keeruline on seda jälgida või ma ei tea, kuidas te arvate? No ma arvan, et seal üks oluline asi on ka see, et ütleme üliõpilased või inimesed, kes siis ülikooliga on seotud, et neid ei ole Eesti ühiskonnas niivõrd palju, kui ütleme kõik, ma ei tea, maksumaksjad või kõik sellised inimesed, ehk siis seetõttu ka mingid inimesed on nagu ennast distantseerunud, sest nad teavad, et see neid ei puuduta, see neid ei huvita ja Eesti ühiskonnas on niikuinii praegult juba, nagu sa mainisid, praegult riigieelarvega üleüldse majanduslikult kehv olukord, sest nad ei jõua selle veel ühe rahamurega ennast nagu järjel hoida või sinna süveneda niivõrd palju ja seetõttu võib-olla on ka see nii-öelda üliõpilaste kurtmine natukene jäänud kurtidele kõrvadele. Ja ma arvan ka, et tegelikult sellest kõrgharidusest ja tudengite olukorrast on nagu alati räägitud, aga mul on tunne, et meie kuuleme seda rohkem nagu enda vanustelt, sest et meie käimegi ju ülikoolis, oleme tudengid, et meie kuuleme neid probleeme ja valupunkte ka, aga just ma ei tea ka jah, et võib-olla ei olegi siis tegu nii atraktiivse teemaga, mida siis pidevalt nagu meedias ka kajasta, sest et tõesti nagu praegu pigem raske oli leida nagu erinevaid artikleid sel teemal, meie enda tudengite omaalgutuslik väljaanne 4. dimensioon on kirjutanud päris mitu head artiklit, aga nagu rohkem näiteks ERR-ist või Delfist või Eesti Päevalehest nagu ei leidnud väga. Kui panna siin näiteks Postimehes märksõna kõrgharidused, siis siin Fookuse toimetaja Martin Ehala on päris entusiastlikult kõrghariduse tulevikust kirjutanud, et tema põhiidee on siis see, et tegelikult tuleb kõrghariduses kokku tõmmata ja ta toob siin igasuguseid väga huvitavaid ja üllatavaid näiteid, et küll ta jõuab selleni, et ülikoolid on feminiseerunud ja kuna naised on sellised korralikud, siis meil poolautistlikud geeniused nagu neil on nagu keeruline ülikoolis olla, et see on nagu selline kajastus, mida just võib-olla ei ootaks, et tahaks nagu ekspertide arvamusi rohkem näha, aga meil on arvamusvabadus ja igaüks arvab, mis ta soovib. Ma arvan, et arvamust võivad avaldada ka mitte eksperdid, aga selles mõttes on ju igati hea, kui on debatt, aga lihtsalt väga keeruline on debateerida arvamuslugudega või väidetega, mis on nagu autori poolt enda välja mõeldud. Et sellisel juhul muutub nagu debateerimine natuke keeruliseks. Et Ehala puhul ma natuke nagu seda tunnen, et kui ta väidab, et näiteks, et keskmise tudengi siis intelligents näiteks on langenud seetõttu, et haridus on kättesaadavam, siis selle taha tahaks tegelikult mingisuguseid numbreid ka, et tunnetuse pealt võib igasuguseid asju väita, aga
sellist sisulist debatti niimoodi pidada on päris keeruline, siis me olemegi nagu seal nagu Siimu tähelepanekud oli, et debatt on selline, et numbrid mõeldakse ise välja. No kui sa küsisid numbrid, siis võin sulle ühe numbri anda, et EHALA ideaalis tahaks, et ülikooliharidust omandaks umbes 20% iga põlvkonna noortest. 20%, no kui ma võtaks, ma arvan, kõrvutaks selle EHALA ideaal fantaasia maailmas oleva numbri ja võrdleks neid, ma ei tea, mõne teise Euroopa riigi, siis ma arvan, et see vaatepilt, mis sealt vastu vaataks, oleks päris hirmutav, kui me näeks, kui palju meil lõpuks kõrgharidusega noori võrreldes teiste Euroopa riikidega on, kui see EHALA unelm peaks realiseeruma. Ja, et seda Postimehe arvamuse artiklit lugedes tekkis küsimus, et kus ta seda kõike võtab ja nagu, kus on nii-öelda tema väidetele, mis need tõestused on või faktid seal taga, et see tekitas küsimusi. Jah, et avalikus debatis ootaks rohkem faktipõhisust ja tooge välja, kus ta need hinnangud kuidas te need hinnangud kujundanud olete? Meediapalat. Aga liigume välisteemade juurde. Gruusias toimusid möödunud nädalavahetusel parlamendivalimised ning seal tuli pettuse abil võitjaks venemeelne partei Gruusia Unistus. Seejärel tulid 10 000 Gruusia inimesed tänavatele meelt avaldama ebaausalt saadud valimisvõidu üle. Meeleavaldusest võttis osa ka president Salome Zurabišvili, kes on keeldunud valimistulemusi välja kuulutamast. Gruusia keskvalimiskomisjon on teatanud, et umbes 14% häältest loetakse uuesti üle, aga vihaseid meeleavaldajaid see aga enam ei rahulda. No mis me ütleme selle peale? Päris jama olukord seal Gruusias ju. No Gruusias läks halvemini kui läks Moldovas, et ütleme nii, et enne Gruusia valimisi loodeti suuri meeleavaldusi, neid me vist päris sellises mahus ei näinud, nagu need olema pidid, aga selles mõttes olukord on kindlasti halb ka meedia mõttes, et Gruusia ajakirjandusel on ka küljes see tõbi, mis paljudel endistel Nõukogude Liidu riikidel on, et meedia on siis kuidagi koondunud võimukate ja rikkamate inimeste kätte ja seeläbi siis kontrollitakse nii poliitikat kui meediat samade inimeste poolt ja väga suures mahus, nii et ajakirjanduse mõttes sealt midagi head ei paista, jah. No tundub, et lääneriikidele ka üldiselt tuli suhteliselt suure šokina see, et selline see valimistulemus tuli, mis tõttu ei ole ka üllatav, et siin on hõigatud välja, et valimistulemused on võltsitud, aga nagu me teame, siis ega valimisvaatlejad otseselt ei ole kinnitanud, et valimisi on võltsitud. Praegu muidugi uuritakse, eks lähendatel selgub, kas võltsiti või mitte. Et praegu on nagu selline kuidagi nagu vahepealne periood, kus me nagu täpselt ei tea, et meil ei ole nagu konkreetseid fakte, kuidas valimisi võltsiti, et praegu nii-öelda see uurimine käib, et sellist spekulatsioone visatakse muidugi üles. Aga mis on põhiline on see, et mida ka Jonatan Vsevi on välja öelnud, et tegelikult Gruusia vaatest Euroopa Liidust nad liikusid nüüd jälle kaugemale. Me teame, et ligi 400 või kuskil seal 400 kanti oli neid registreeritud rikkumisi, aga jällegi kontekst puudub, kui palju tavaliselt siis valimistel nagu rikkumisi on, ma ei oska öelda ja seda ei ole ka nagu niimoodi üheselt välja toodud. Ja teine asi on see, et öeldakse, et valimised on võltsitud, aga jällegi tõestust sellel ei ole, et kõik räägivad, ajakirjanikud teevad stände ja räägivad, et on võltsitud, aga meil ei ole mitte milleski tegelikult veel kinni haarata, et see OSCE raport, mis nad siis tegid, et seal nad tegelikult ka ei öelnud otseselt midagi välja väga konkreetselt, nad tõid mingisuguseid üksikuid näiteid, aga siseriiklikult on juba siis Gruusia Unistus selle nagu tagurpidi keeranud. Ja Gruusia asjatundja Eke Nõmm ütles ka, et tegelikult see praegune olukord ongi opositsiooni jaoks kõige halvem, on ju, et nad ei saa otseselt neid valimisi vaidlustada, sellepärast et nii-öelda erapooletutel vaatlejatel ei ole konkreetseid selliseid etteheiteid või asju, millest kinni hakata, nii et seal jääbki sõna vastu. Ja praegusel hetkel see nii tundub, samamoodi lääne ütleme siis välisministrid või riigi peaministrid ei ole väljendanud selgelt enda seisukohti, on öeldud, et meil on vaja uurida, aga see on väga pehme lähenemine ja sellistele poliitilistele jõududele, kes tahavad asju ümber kallutada, see väga sobib, et neil jääb see mängimisruum sinna vahele.
mis nagu kajastuse puhul väga meeldis, oli see, et me nägime, et Gruusias olid kohapeal mitmed Eesti ajakirjanikud, et meil oli ju Madis Indre tegi seal lugusid, Krister Paris tegi lugusid, et siit nagu plusspunktid Eesti ajakirjandusele, et kes kajastab neid lugusid päriselt niimoodi, kuidas asjad kohapeal on. Et muidugi Krister Paris on ühismeedias sattunud kriitika alla, aga see, et me nagu päriselt füüsiliselt kohal oleme, et see on nagu väga positiivne. Ma veits vaidleks sulle selles osas vastu, et kajastavad asja nii, nagu päriselt asjad on, sest mina see oli halb sõnastus küll, jah. Olen, selles mõttes tore, et Krister Paris seal kohal on, aga isiklikult olles natuke tutvunud selle olukorraga, mis selle Gruusias praegu valitseb, siis ja lugedes tema ühte kirjutas täpsemalt siis selle protesti teemal, mis Gruusias praegult aset leidis, siis seal selle põhjal jääb natuke mulje, et nagu tegelikult asjad ei ole nii, nagu tema seal kirjutas, et näiteks jutt, et Gruusia rahva protest oli lahja või pehme ja seal oli kohal mingi mõni tuhat pärast natuke rohkem inimesi, et see nagu ei päde ja minu meelest ei vasta tõele, et jah, seal ei olnud mingit verevalamist või kaklusi, rüüstamist, lõhkumist. Mis on väga hea. Mis ongi väga hea ja see ongi ju demokraatlikule protestimisele omane, et seda tehakse inimlikkuse piires ja see ongi see, mis eristab just seda demokraatlikku lähenemist totalitaarsest režiimist, mis ju, ütleme selle Gruusia võimule saanud või võimu siis säilitanud Gruusia unistuse puhul on ju omane. No ma ütleks ka, et see, et rahvas on tänavatel ja nõuab uusi valimisi ja sellist rahvusvahelist järelevalvet on nagu väga tervitatav ja demokraatia seisukohalt ülioluline, sest et läbipaistvus ja nagu avaliku arvamuse arvesse võtmine on ju vaba riigi toimimisel üks olulisemaid aluseid. Ja üks asi veel, et seal oli kohal ka ju Ungarist Viktor Orban, kes sõitis oma autoga rahvamassist läbi ja rahvamass ei läinud autole kuidagi kallale ja hakanud seda taguma, kuigi nad olid ka ju nagu oma seisukoha nagu Orbani suhtes moodustanud ja nad näitasid seda ka välja vilistades siis Orbanit välja, kui ta autoga mööda sõitis, et ütleks nii, et see minu meelest see viis, kuidas Gruusia protestimist maha teha. Minu meelest on väga alaväärista, kuidas Gruusias tehtavaid pingutusi siin Eestis, kauges Eestis võrreldes Gruusiaga siis raamistada või siinsetele inimestele tuua. Eks see on see, kuidas ajakirjanik eeldab midagi, et kuidas see meeleavaldus välja võiks näha, et meilgi räägiti siin, et kui need valimistulemused tulid, et tõenäoliselt tohutu hulk rahvamassi läheb tänavatele ja läheb selliseks suureks protestimiseks, et ei välista isegi on ju vägivalda, et kui sul juba nii, et ootused on nii kõrged selles osas, et selliseks läheb, et siis võib-olla satubki sinna artiklisse selliseid hinnanguid, mida ta tegelikult andis, et kõik on nii pehme, aga demokraatliku riigi vaatest on see väga tore, et meil ei juhtunud nii nagu USA-s, kui Kapitooliumiteks rünnati, et jääme ikkagi tsiviliseeritud inimesteks. Aga nagu Jonathan Vsev ütles, et Eesti välisministeerium vaatleb ka ikkagi asju faktidepõhiselt, et praegu on väga keeruline mingid sellised hinnanguid anda, kui me ei ole nagu konkreetselt näinud, millised rikkumisi on tehtud ja ka tema oli seda meelt, et kõige olulisem on see, et asi ei muutuks vägivaldseks. No muidugi, mis üks asi on nagu Gruusial veel on, et me oleme nii Gruusia kui ka Moldova referendumi puhul näinud ju seda, et kui tugev on Vene propagandamasin ja kui tugevalt Venemaa mõjutab taolisi valimisi, kus nende kasu on selgelt mängus. Et seda on nagu natuke hirmutav vaadata, üleüldse läänes on Venemaa mõjutustegevus tohutult tõusnud, et just sellised valimised sellistes nii-öelda võtmeriikides Venemaa jaoks toob see nagu eriti esile, kuidas Venemaa manipuleerib. No Moldovas räägiti rahasummadest, et ligi 300 miljonit on siis Venemaa poolt pandud valimiste mõjutamiseks. Et selles mõttes see mõju on kindlasti suur ja Moldova on väike riik ka, et see kindlasti on seal koha peal tuntav ka, aga Gruusia ja Moldova sattusid siin suhteliselt samale ajale
ja võib öelda, et tegelikult valisid täiesti erinevad teed. Ja no ütleme need numbrid ka siis ära, et Moldova ei jäänud väga kaugele sellest, et neid oleks tabanud sama saatus nagu Gruusia, et nemad siis Euroopa Liiduga liitumise referendumis jäi Euroopa Liit 50,46%-ga, siis nemad said 50,46% ja vastu oli siis 49,54% valijatest, ehk siis päris üle noatera läks see asi Moldovas ja on meie õnneks, et seal asjad vähemalt niipidi läksid. Minu jaoks on lihtsalt huvitav, kuidas need Moldova inimesed, kes ongi selle Vene propaganda all nagu siis juba ajalooliselt ka nagu olnud, et nad arvavad, et justkui EL-iga või tähendab Euroopa Liidu liikmeks saamine justkui nagu mõjutaks kuidagi nende iseseisvust või nagu ohustab nende mingisuguseid traditsioone, et see on nagu küsimusi tekitav minu arust. Eestis võib sarnast sellist retoorikat näha, et räägiti ka Eestis sellest, et see Euroopa Liidu, mitte väga palju räägiti, aga ütleme, et on teatud inimesed Eestis, kes räägivad ka sellest, et Euroopa Liiduga liitumine nende riikide puhul, et see on valik iseseisvuse ja mingisugusele suurele läänesüsteemile allumise vahel, et nad justkui annavad selle, näiteks Moldova puhul selle referendumiga oma vabaduse ära, et sellised narratiivid levisid ka Eestis sotsiaalmeedias päris agaralt ja isegi mõned Riigikogu liikmed sarnaseid mõtteavaldusi on teinud. Ja aga samas et nendele Moldova inimestele ei saagi selles mõttes ju seda ette heita, sest et kui nad ongi nagu elanud kogu aeg selle nagu ühe kindla propaganda all, siis nad võib-olla ei näegi nagu seda teist poolt ja ei oskagi kuidagi mõelda midagi positiivset selles muutuses. Moldova ja Gruusia puhul on ühine nimetaja ka see, et neil mõlemal on väga otsene kontakt Venemaa või selle poolt mõjutatavate mingisuguste piirkondadega ja nendel on väga lähedane kontakt ka siis nii-öelda relvastatud mingisuguste üksustega, kes seal piirkonnas on ja seetõttu moldovlased on väga rahuarmastavad ja Gruusial on lihtsalt väga valus kogemus Venemaaga, kui Venemaa neid ründas. Aga et mu küsimus selle nagu näiteks Vooglaiu ja selliste inimeste puhul, kes selliseid Euroopa Liidu demoniseerivaid narratiive levitavad, et mis on nende eesmärk, et ma ei ole nagu sellest päris lõpuni nagu aru saanud, et mis see eesmärk peaks olema, et kui päriselt on mure selle pärast, et kas Euroopa Liit on liiga föderaalne või kas see peaks olema rohkem, ma ei tea, riikide keskne, siis parim viis seda ju ise mõjutada ongi see, et sa aktiivselt selles seadusandluses ja selle protsessides nagu kaasa teed, aga seda nende poolt nagu ei ole. Et selles mõttes see on huvitav, et need narratiivid, need Eestis ei lenda, aga neid samu narratiive saab kasutada siis, kui me räägime teistest riikidest ja on ikkagi olemas teatud auditoorium, kes need narratiivid ära ostab. Võib-olla sellele narratiivile oleks vähem ostjaid, kui me räägiks, et Eesti peaks Euroopa Liidust lahkuma, sest et siis inimestel siin kohapeal hirm, aga kui me räägime mingisugusest abstraktsest Moldovast või Gruusiast, siis see sama narratiiv tegelikult töötab. Ma arvan, et palju suuremate masside peale. Üks variant veel, kuidas see töötab, on ju tegelikult see, kuidas Venemaa seda kõike tõlgendab. Et kas või see, et meil siin Eesti auditooriumi puhul ei jõua näiteks Varro Vooglaiu arvamused nüüd meeletu auditooriumini ja tal ei ole nagu meeletult poolehoidjaid, siis ega Venemaa, kes on nagu sellises manipuleerimises ja propagandas nagu me näeme, siis üpriski tugev, et siis selliseid sõnavõtte, arvamusi kasutab Venemaa ju väga oskuslikult ka lõpuks ära. Et kui palju siin Venemaa on nagu ette heitnud Balti riikidele, et meil siin rikutakse inimõigusi ja on selline suur russofoobide riigid, et selliseid nagu argumente, mida ka just nimelt Riigikogu liige välja ütleb, et seda kõike saab ju Venemaa võtta kui tõsiselt võetavat argumenti nende vaatest, propaganda vaatest. Aga võib-olla liigumegi siit selle teema juurde, mis otseselt räägib Vene kodanike õigustest Eestis. Meediapalat. Taas on üles kerkinud Vene ja Valgevene kodanikelt valimisõiguse äravõtmise küsimus ja kuna sotsiaaldemokraadid põhiseaduse muutmisega kaasa ei läheks, siis on nad teinud ettepaneku valitsusele, et kohalike omavalitsuste valimisel saaksid valida ainult need pikaajaliselt Eestis elanud välismaalased, kes kinnitavad, et mõistavad Venemaa algatatud sõja Ukrainas hukka ja tunnistaksid Eesti suveräänsust. Ühtlasi saaks seejuures ka Kapo soovimatuid inimesi valimisnimekirjast maha kriipsutada.
loogika selle taga siis oleks niimoodi selline, et esiteks kõik alalise või pikaaegse elamisloaga Eestis elavad välismaalased peaksid registreerima end valijaks. Teiseks peaksid nad mõistma hukka Venemaa agressiooni ja tunnistama Eesti suveräänsust ning kolmandaks peaks säilima võimalus julgeolekukaalutlustel inimesi nimekirjast välja arvata. Näiteks, kui inimene pole teinud midagi sellist, et tema elamisluba kehtetuks tunnistada või riigist välja saata, siis, aga nad on siiski näidanud oma meelsust, et sel juhul säiliks siis võimalus õiguskaitseorganitel nad nimekirjast välja arvata. Mis teie sellest ettepanekust arvate? Esiteks, jumal tänatud, et sotsid nüüd taganesid sellest, et Kapo nüüd pastakaga neid nimesid hakkab maha võtma, et õnneks me nagu nii kaugele oleme jõudnud, mis on tegelikult ka nagu selle ühiskondliku debati nagu tulemus, et oli tõepoolest oli ebameeldiv näha, et minister tuleb välja ettepanekuga anda julgeolekuasutusele lisaõigusi sel teemal, kes on valimisnimekirjas ja kes mitte, et põhimõtteliselt pane pendel pea kohale ja siis ütleb, et kas sa sobid sinna või mitte. Et selles mõttes õigusriigis on, et me ei saa nagu inimesi lahterdada selle järgi, et mis nad mõtlevad, vaid ikkagi tegude järgi, mis nad lõpuks nagu ka sotsid jõudsid selleni, et me vaatame ikkagi seda, et kas ta varasemalt on näiteks rüvetanud mingeid mälestusmärke või nagu konkreetseid tegusid, et päris selle järgi nagu ei saa ka, et Kapo hakkab nüüd vaatama, et kes on siin meil eestimeelne, kes ei ole, kes on nemad otsustama. Mul on jäänud selline mulje, et siseminister tunneb mingisugust pinget või survet, et mingi idee või lahendusega oli vaja välja tulla, avalikkuses esineda sellega ja siis lõpuks tuli selline idee, mis minu jaoks on tundub nagu poolik ja läbi mõtlemata, et see ei ole hea lahendus, et see tundub nagu mingisugune hädalahendus, et kuskil taimer tiksub, kohaliku omavalitsuse valimised lähenevad ja meil on vaja siis kiiresti mingi lahendusega välja tulla, välja mõelda, et enne kui valimised pihta hakkavad, et seesama, mis sa mainisid õigusriigi teemal, et see on juba alarmeeriv minu meelest, et kui me hakkame õigusriigis inimeste meelsust kontrollima, et see võib sellisel juhul laieneda ka mingitele teistele küsimustele, et paraku meeldib see või mitte, aga inimestel on õigus arvata seda, mida nad enda meelest heaks arvavad ja siin peab nagu olema mingisugune muu lahendus, kuidas agressorriigi kodanike õigust piirata siis valida. Ja, eks selle puhul kindlasti on ka see, et sotsid on viimasel valimistsüklil, siis kui kohalike omavalitsuste valimisi vaadata, nad on väga jõuliselt esindatud piirkondades, kus on palju vene keelt emakeelena kõnelevaid inimesi, ehk siis Narva ja Tallinn. Tallinnas on nad saanud endale linnapea ameti ja Narvas neid tegelikult puksiti välja, ehk siis need on olulised piirkonnad nende jaoks ja kindlasti tuleb seda avaldust vaadata ka selles kontekstis. Ja ma ei tea, kas ütleme siis Läänemets ja siis kompanii nagu päriselt arvas, et see nagu läbi läheb või ongi see lihtsalt selle jaoks, et see vaht ja see, et meie siin sellest räägime, et see ongi see, mida nad tegelikult tahtsid. Ja ei saa öelda, et meedia neelas selle alla, sest et meedia peabki sellest rääkima. Et võib-olla see lihtsalt oligi selle eesmärgiga, et ei oska öelda, et kui palju nad nagu kaotavad, siis kas nad üldse kaotavad Eesti valijaid selliste mingisuguste ettepanekute pärast. Enamus inimesi võib-olla ei süvenegi sellesse. Jah. Eks sotsid üritavad ka Keskerakonnalt hääli saada, eks ju, ja teada on, et kohalikud omavalitsuse valimised on tulemas. On räägitud sellest, et on üsna ebatõenäoline, et järgmisteks valimisteks meil on näiteks põhiseadus muudetud, kuigi ka ekspertide sõnavõttudest, mis ajakirjanduses on käinud, ikkagi räägitakse seda, et kui me selliseid otsuseid teeme, et selline põhiseaduslik otsus oleks kõige parem sellest vaatest, et siis oleks asi selge. Et meil on olemas Riigikogu enamus, mitte lihtsalt enamus, vaid tugev enamus on ju, mis ta on seal 80 peab olema või? 81 on ju. Et see oleks nagu selline kõige lollikindlam variant, aga kas need hääled nagu päriselt ka kätte saadakse, kas me järgmistel kohalikel valimistel järgmise aasta sügisel nagu ka sellise asja nagu jõustame, et see on nagu kaheldav praegu. No siseminister Lauri Läänemets on öelnud ka seda, et tema arvab, et kui nagu põhiseadust muutma hakatakse, siis see tooks valima need inimesed, kellel on õigus valida, aga kes tavaliselt valimas pole käinud, aga nüüd nad lähevad just nagu selle protesti pärast näiteks erakonda koos valima. Et ma arvan, et see võib täitsa olla nagu
variant, et nii võidakse teha tõesti just nagu, et näidata oma vastuhakku siis sellele, et ilmselgelt inimestele ei meeldi see, kui neil on alati olnud mingi õigus ja siis järsku nagu teatud olukordade muutuse pärast maailmas, nagu neilt võetakse see ära, siis see tekitab ilmselgelt mingisugust meelsust, ma arvan, et igas inimesest tekitaks, kui nad on kogu aeg midagi saanud ja siis järsku ei saa, siis noh. Jah, õiguse võtmine on üldse nii väga keeruline asi. See on ju põhiseaduses kirjas. Kui vaadata siin idee olemusse sisse, siis no ütleme, oletame, kui nagu meelsust ikkagi kontrollida, et siis no ma olen suht skeptiline selles osas, et kui efektiivne see on. Et no ma täpselt esiteks pole üldse aru saanud, et kuidas sa nagu üldse hakkad neid inimesi välja sõeluma, et sul on vaja registreerida end valijaks, kuidas see käib kõigepealt, et milline see protsess hakkab olema ja noh, seal lõppude lõpuks, noh, kui sul on vaja lihtsalt nagu meelsust kontrollida, siis seal ei ole ju tegelikult mingi probleem lihtsalt valetada või korraks silm kinni pigistada ja panna mingi allkiri alla asjadele, millele sa tegelikult sülitad, et ütleme inimesed, kes ma ei tea, nagu väidetavalt tunnistavad Eesti Vabariigi suveräänsust, Eesti Vabariigi põhiseadust, et kus sa tead seda tegelikult, et no, Venemaa ja Valgevene kodanik nagu päriselt ka nii mõtleb, et ta nagu mitte lihtsalt ei väida neid asju sellepärast, et saaks valima minna, et loeb jah läbi selle jutu, mis sul seal paberil kirjas on, siis paneb allkirja alla ja muidugi ma tunnustan ja siis läheb valimiskappi ning annab hääle mõnele erakonna koos liikmele, et noh, mina olen suht skeptiline selles osas, et kuidas see nagu olemuslikult välja näeb ja niimoodi, et see nagu reaalselt nagu täidab ka oma eesmärki. Ja kui palju ressurssi sellele läheb, on. Ja ressurss on veel teine teema, et see tundub utoopia, noh, ma ei tea, meil ei ole niivõrd pädevaid hiromante ka, et riigiasutustes ega üldse kuskil maailmas, kes ütleks ära, et ja suudaks lisaks sellele ka tõestada, et see inimene ei tohi hääletada, et ja noh, isegi kui sellised inimesed peaks meil kusagil maailmas peituma, siis noh, see on ka ju täiendav riigi lisakulu riigieelarvele, et millega on niigi kehv seis, et no ma ei tea, ma ei leia selliseid inimesi ja selliseid selgelt nägid hiromait ei ole olemas ka. Aga ma saan sellest aru, miks see nagu meil Eesti ühiskonnas selline suur valupunkt on, et noh, see ongi Eestis kehv, et meil on nii palju kodakondsuseta või Vene kodanikke seal alaliselt elamas või Valgevene kodanikke, on ju. Et ma saan ka nagu sellest ideest aru, et kas me saame nagu kõike panna ühte patta, on ju, et kui me seda põhiseadust muudame, et me mitte ei võtta valimisõigust ära ainult nendelt, kellelt me tahaksime, kes on venemeelsed, vaid ka nendelt, kes ei ole saanudki sellest Vene kodakondsusest loobuda, sellepärast et sinna päris kohale minna, kui kohale lähed Venemaale, siis võetakse kinni, pannakse vangi, on ju. Et me võtame ka neilt selle ära, et tegelikult sellest nagu murekohast ma saan ühiskonnas aru, mis praegu on seoses selle valimisõiguse äravõtmisega, kõikide õiguste äravõtmisega on alati see ühiskondlik debatt hästi valus. Aga praegu tundub nagu, kuidas need asjad liiguvad ja kuidas Venemaa käitub, et noh, eestlane ei saa ka Venemaal valida, on ju, et teeme siis nagu kokkulepet meie juures nagu venelased ka ei saa valida, on ju, et see, mis Venemaa ikkagi korraldab, et siis siin tuleks nagu konkreetselt samme ette võtta küll, jah. Aga miks nüüd? Miks nüüd neid samme ette võtta? Sest me näeme, sest Venemaa on agressorriik ja Eestis on Riigikogu nimetanud Venemaad terroristlikuks riigiks, et miks meil peaksid kohalikel omavalitsuste valimistel valima terroristliku riigi kodanikud ja teine asi on ju see, et seda vist ei ole mitte kunagi juhtunud, aga on teoreetiline võimalus, et läbi kohalike omavalitsuste valitakse meil ka president. Aga mis juhtuks, kui me teeks seda aasta aega hiljem või oleks teinud aasta aega varem, et miks me teeme seda täpselt aasta enne kohalike omavalitsuste valimisi? Lihtsalt see põhjus ongi ju. Ei no just, et tegelikult ju kogu selle avalduse mõte oligi lihtsalt panna alguspunkt nendele valimistele tuua keskseks teemaks just see kodakondsuse küsimus, et nende valimiste keskseks teemaks saab Vene kodakondsusega inimeste hääletusõigus. Rahulikult oleks võinud täiesti mingi teise teema võtta, mis ei ole niivõrd lõhestav ja hirmu külvav ja peale valimisi see põhiseaduse muudatus järgmise 4 aasta jooksul ära teha. Minu meelest, tegelikult sellega ju, kui sa ütlesid, et miks me sellega alles nüüd tegeleme, et tõid välja, et sellega oleks võinud aasta aega hiljem, aga ka aasta aega varem tegutseda, siis ma ütlen, et äkki ka 2 aastat varem juba, sest et sõda eskaleerus ju 2022, et miks me seda kohe nagu üheks prioriteediks ei võtnud, et nüüd 2 aastat hiljem me näeme, et ongi häda käes ja häid lahendusi ei ole, et me siin
valime halbade lahenduste seast parimat. No praegu ta on lihtsalt niivõrd päevakorda tulnud, jah, sellepärast esiteks valimised tuleb, teine just see, et sotside ettepanek tekitas hästi palju furoori, aga tegelikult me oleme ju rääkinud kolmandate riikide või Venemaa ja Valgevene kodanike hääleõiguse äravõtmisest juba pikalt. Et me rääkisime sellest siis, kui Tallinnas koalitsiooni loodi, et siis Isamaa läks selliste nõudmistega mingi pärast Tallinna koalitsiooni kõnelustel. Minu teada oleme ka rääkinud eelmisel aastal, ka siis, kui sõda algas, et see teema on olnud, aga lihtsalt praegu on see haripunktis just see tõttu, et kohalikud valimised on tulemas ja et nüüd, et järgmise aasta valimisteks nagu seda otsust käiku panna, on praegu just nüüd nagu vaja hakata tegutsema. Nagu Hendrik Teras ütles, et kui me tahame reaalselt seda nagu läbi lasta, et siis 2 nädala pärast peab olema see Riigikogu ees. Ja see ongi hea koht, kus meie tänane saade kokku tõmmata. Hannel-Oras, tahtsid midagi öelda? Ma tahtsin öelda, et palun visake kõik pilgud peale Meediapalati sotsiaalmeediakontodele, eriti Instagramile. Sinna tuleb pidevalt uut sisu ja tuleb ka nüüd, nii et soovitan jälgima hakata. Ja 30. number ei ole ka enam kaugel, nii et midagi erilist peab selle ümmarguse numbri puhul tegema. Ütlen ausalt, me täpselt veel ei tea mida, aga kindlasti midagi teeme, nii et tasub pilgud peal hoida. Aga järgmise korrani siis ja olge muhedad. Ja aitäh teile, et te tulite, Siim ja Hannel-Ore. Aitäh kutsumast. Lõpetage volikogus joomine. Minu ei ole Anvar Samas. Ja meie plaan on nüüd minna Johhaidi Euroopas. Venemaa alustas täna varahommikul sõda Ukrainas. Ma ei kommenteeri. Kõige lõppevast päevast peab vaata. Rahvusringhääling kahjustab Eestile maine. Meediapalat.